Tere, hea Raplamaa sõnumite podcasti kuulaja. Kätte on jõudnud poliitiline sügis. Valimiste hõng on õhus ning Raplamaa inimesed valmistuvad taas langetama otsuseid, mis siis kujundavad meie kodukoha tulevikku. Täna võtame luubi alla siis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ehk EKRE ja nende siis nägemuse valimiste ajal. Meie saates on täna külas Kohila vallavanema kandidaat Martin Merilaine. Tere! Tere, tere! Ja tema kõrval istub siis Kohila vallavolikogu esimehe kandidaat Einar Nerut. Tere ka teile! Tervist! No alustame siis lihtsalt, et kuulajatele selgeks teha, millised on need EKRE põhiväärtused. Martin, äkki oskad sina? Jah, et tere kõigile Kohila valla elanikele, et meie siis järgmiseks 4 aastaks siis keskendume ikkagi ausamale ja kaunimale Kohilale, et need on need kaks märksõna ja kindlasti 3. võib-olla on ka ohutus, inimeste ohutus. Et võib-olla ütle Einar endal poolt ka, et kuidas sina tunnetad neid väärtusi? Piltiga samad sõnad, ainuke asi, ütleme erinevusega, et kaotada tuleks onupoja poliitika ja suhtuda tuleks rohkem liikluses inimeste ohutusele. No 4 aastat on nüüd möödunud, kuidas Kohila vallas on siis Isamaa ja EKRE vaheline koostöö sujunud? Et koostöö on sujunud stabiilselt, et me ise oleme ka nüüd uued juhatuse liikmed siin selle aasta juunist ja kuni eilse koalitsioonini siis ikkagi, et saime ilusti hakkama, et ma arvan, et see on ka see, mida täna valija võib-olla hindab. No alustame siis selliste teemaplokkidega, et võtaks esimeseks teemaks kohe selle elukeskkonna, kõik ühistranspordi, kergliiklusteed, et kindlasti on väga paljudel inimestel, no inimeste jaoks on see oluline, et kuidas siis ühistransport ja kergliiklusteed, mis suunad on Kohila vallas selles mõttes? Et võib-olla Einar räägib Aespa suunal, et kergliikluste olematusest hetkel, et Noh, kuna ma seda teed suht tihti kasutan, siis on hädavajalik sinna tekitada kõrvale kergliiklustee võimalikult kiiresti, et tagada inimeste ohutust. Selle samas ka, ütleme, Alevis räägitakse, et künnist ei ole riigiteele võimalik panna, seda on võimalik teha, sest näited on elust enesest olemas, lihtsalt see on hetke võimu tahtmatu teguviis. No kuidas sina tunned, Martin? Jaa, ma olen nõus, et see Aespa kergliiklustee on hädavajalik, et meil on 2 suurt asumit, et Kohila Alev ja Aespa Alevik, et see oleks prioriteet number 1 ära ühendada ja õnneks siis tänases eelarvestrateegias meil on ka ette nähtud see investeering järgmiseks aastaks, et hakata lõpuks ehitama, et ma kutsun ka kõiki maaomanikke selle kergtee ääres üles koostööle ja mõistlikkusele, et me saaks selle 5,5 kilomeetrit kergteed ära ühendada, et see on ülioluline täna ja inimeste ohutus on väga tähtis. Aga siis ütleme, teine punkt, mis meil oli siis bussivõrgustik, ühistransport, et võib-olla hea uudis siis lõpuks on ka eilsest volikogust, et ikkagi, mis kõige rohkem muret tegi, oligi see õhtune bussiliiklus lastele, et täna siis ikkagi on uudis see, et 6:30 buss hakkab ka Kohila Alevist Aespa ja Hageri suunas liikuma, et lapsed trennidest koju saavad. No väga tore, elukeskkond puudutab muidugi ka näiteks kaevandused ja ma siin valimislubadustes näen, et te olete siis võtnud vastu otsuse, kui saab nii öelda, võib-olla päris mitte nii, aga et olete lubanud, et keelata uued kaevandused siis Kohila valla territooriumil ja Alevi peatänaval peab alati puhas olema. Just, et me täna kannatame tugevalt selle Rail Baltica ehituse tõttu, et see ei ole üldse meeldiv, et see on selline suur halb keskkonna jalajälg, et mis puudutab tervet Kohila valda, et ütleme, kaevanduste teema ongi see, et täna me teeme head tööd, et me oleme siin mitu kaevandust ära hoidnud, et täna päästab meid üldplaneeringu roheala, ka eile volikogus alasti 3. lubjakarjääri hoidsime ära, sest elanikud olid vastu ja me austame seda otsust. No elukeskkonna juures veel peatudes, siis kindlasti ju väga suur teema praegu on tuuleparkide ümber, et millised on EKRE seisukohad selles osas võib-olla, Einar? Tuulepargid tuleks keelustada, on EKRE ühine seisukoht. Kas te oskate siin võib-olla natuke põhjendada ka, et miks te sellise seisukoha olete võtnud? Ta majanduslikult on mõttetu, selles mõttes, prügimajanduse mõttes on ta saastav, taga ei ole midagi teha, ta on juhuelekter, ta kasumit toodab ainult tootjale. No, kas te oskate võib-olla mingit alternatiivi pakkuda või? Jaa, põlevkivi jaam, uus jaam.
Martin, võib-olla hakkame jaa, kindlasti, et täna meil on ka põlevkivi ressurssi 1200 megavatti ja põlevkivi omahind on 4-5 senti, et kui me täna seda elektri hinda vaatame, et siis näeme, et tänane tipuhind on 35 senti, et see ongi juhuelekter ebastabiilne, et esiteks tuuleenergeetika ei ole ka kohalikul omavalitsusel kasulik, kindlasti tuuleparkide juures inimeste kodude väärtus langeb, kinnisvara on raskem müüa, ka võib see tervisehäireid põhjustada, et see infraeri ikkagi mitmekümneid kilomeetreid levib ja põhjustab siis unehäired, väsimust ja jõuetust inimestel, et me ka täna Kohila vallas teeme tööd, õnneks üldplaneering täna ei soosi neid suuri tuuleparki, aga võitleme, et naabervaldades seda ei tuleks nii Kosel kui Märjamaal kui Raplas. Et see on meil nagu ühine prioriteet kõikides valdades EKRE osakondadel, et selles suhtes tööd jagub ja kindlasti me oleme täna mingid eesmärgid juba saavutanud, sest Eesti Energia on ka välja öelnud selle, et nad liiguvad juba Läti ja Leedu turgudele, et väga ei pooldagi isegi seda Liivi lahe tuuleparki ja et see on nagu ka mingi jällegi töövõit, et no praegu me oleme keskendunud sellele, et mille me keelame, aga võib-olla läheme ka sinna juurde, et mida siis oodata on, milliseid ehitusi, et ma näen, et siin lubadustes on kirjas, et sotsiaalmaja ehitust planeerite? Jah, et ütleme niimoodi, et eks see tuli ka nüüd ootamatult, et kuigi tänane tegevuskava meil seda ei luba, aga ju siis meede tuli, aga sellega on ka omad mured ja rõõmud, et tahetakse noortekeskus selle pärast lammutada, et me kindlasti sellist lähenemist ei poolda, et selle sotsiaalmaja saaks ka natuke väiksema teha, et noortekeskus samas asukohas säilitada ja noorte ees seista, et kindlasti uus sotsiaalmaja on vaja, aga investeeringutest kindlasti võib-olla uus gümnaasium, mis on ka suurem võib-olla ütleme investeering siin lähiaastatel. No seda ma siin praegu jäin vaatama ka, et toetame uue Kohila gümnaasiumi projekteerimist koos Ujula ja kultuurikeskusega, et võib-olla sa natuke selgitad. Jah, et Einar võib-olla ka. Jah, Einar võib-olla selgitab. Just see Ujula teema, et kui üldse valida mingit multifunktsionaalsust täna gümnaasium. Ujula on kõige olulisem ju lastele. Selleks, et ujumist õpetada, seda tuleb alustada ju maast madalast, aga selle samas, kui sa suunad ju lapsed näiteks sinna uude planeeritavasse jalgpallistaadionisse, see tähendab, tuleb ehitada uus investeering sild, kõik see asi on tunduvalt kallim, see on pompöössem, et kooli juurde Ujula on tunduvalt soodsam ja mõistlikum. Et täna jah, et ikkagi, et selle projekti maksumus on 10 miljonit, et valla omaosalus 2 miljonit ja kui tõesti seda multifunktsionaalsust nüüd on vaja, et ütleme gümnaasium ka riigigümnaasiumiks muutuks, siis ikkagi meie prioriteet täna on ikkagi Ujula ja kui räägitakse kultuurikeskuses, siis kindlasti saab need gümnaasiumiruumid projekteerida nii, et tekiks ristkasutusruumidel. Hea näide on, ütleme, Sakus värskelt valminud koolihoonest, kus samamoodi söökla on kui üks suur aatrium, et amfiteatri stiilis, et saab tõesti õhtusel ajal ka neid ristkasutusi teha, et tänane söökla gümnaasiumis ongi ta söökla, et tal ei ole muud funktsiooni, et kõike saaks võib-olla siis hea projekteerimisega läbi mängida, et no siin lubadustes ma näen, et päris palju tuleb välja ka Aespa piirkonda, et siin on jäätmepunkti ehitamine, uisuväljaku areng, parkimisala rajamine, et kuidas te tunnetate, et Aespa siis on ikkagi väga suur piirkond teie? Ja Aespa on väga oluline meie jaoks ja ta on arenev piirkond, et esiteks tõesti see kergtee, et Kohila-Aespa vahel ära teha, et see kindlasti ühendab Aespat Kohilaga väga palju, ohutus on tähtis, lisaks loomulikult, et siin 2 aastat tagasi rajasime ka EKRE osakonna poolt Aespa uisuväljakule välisvalgustuse, et õhtusel ajal oleks võimalik seal uisutada, et tegemist on väga suurepärase looduskeskkonna ja puhkealaga, et tõesti, et talvel meie enda hea liige Georg Naarits seal tegutseb, kes siis 1000 ruutmeetrist uisuväljakut ja jääkarusselli seal hooldab, et müts maha selle mehe ees. No arengute koha pealt veel siin natuke oli ka enne eetri väliselt juttu sellest jõepromenaadist ja üldse sellest piirkonnas seal, et mis plaanid on jõe ääres? No jõepromenaadi, ütleme, kallast edasi puhastada, et ta saaks sillani, paisuni saaks puhtaks. Et täna jah, ütleme, et ise ma olen 3-4 aastat seda teemat põrgatanud, et meil on Kesk-Alevis põhimõtteliselt, neil jutumärkides kesklinnas selline miljööväärtuslikul alal jõepromenaad,
aga jõevaadet kui sellist ei ole, et sa lähed jõe äärde, aga sa jõge ei näe, et tänane eesmärk ongi ühtlustada, et Ohisool on ka jõepromenaad, jõgi on nähtaval, siis Kesk-Kalevi promenaadis juures 300 meetrit seda jõge nähtaval ei olnud ja nüüd Raplamaa maakonna aerulauavõistluste raames siis päev enne me korraldasime talgud koostöös Keskkonnaametiga ja avasime 75 meetri osas seda jõevaadet ja kindlasti tööd jagub, et ka see ülejäänud 225 meetrit siis siin, kas siis nüüd siin kevadel või pigem kevadel, talvel siin veel ära puhastada, et siis on selline oluline maamärk ja kindlasti ka jällegi, et inimesed tuleks jõe äärde ja oleksid näoga rohkem jõe poole, et no siin, kui me jõe peal juba peatume, siis ma näen, et lubadustes on ka kirjas, et toetate kogu pere jõefestivali algatamist, et kas see on midagi, mis on täiesti uus algatus? Ütleme pigem jah, et täna ütleme väike seemnerakuke selles kultuurisündmuse valdkonnas ongi, ütleme Kohila kaunis selline kohvikute päev ja kohvik jõe ääres, et kus nüüd seekord ka ise kaasa rohkem lõin ja oli muusikaprogrammi ja saime 16 aerulauda jõe peale, aga ütleme, hea uudis on see, et meil on tegelikult plaanis 9. mail jõe ääres siis korraldada grillfest, et seal siis on ka, ütleme, lava ja esineja tulemas, et kindlasti me peame näoga jõe poole olema, me peame seda jõge säilitama, et täna ka valla eelarvestrateegias on kalatreppide rajamine 1,2 miljonit siis nende 2 tammi osas, nii Veskitamm kui Paberivabriku tamm, et see on ka üks oluline meede, et see jõgi säiliks. Siis põhimõtteliselt ikkagi Mäliverest Villivereni, jah. No Einar, ma näen, et siin on eraldi välja toodud, et EKRE soov on taastada aastavahetuse traditsiooniline ilutulestik Kohila vallas ja miks te tundsite, et see teema on oluline teie jaoks? Ajalooliselt on teda peetud ja rahvas nagu tunneb sellest nagu puudust. See on siis jõudnud teieni selline tagasiside? Jah, see on nagu tagasisidena inimestelt. Et jah. No kultuuri koha pealt veel, et Kapa festival on kindlasti Kohilas üks väga märkimisväärne kultuurisündmus ja ma näen, et te olete siin lubanud, et muudate selle valla elanikele poole soodsamaks, et kust selline mõte tuli? Jah, et see on ülioluline ka jällegi kultuuriturismi sündmus ja traditsioon, et me kindlasti toetame selle jätkumist ja täna ongi, et kus valla eelarvest maksumaksja raha 12 000 näiteks viimasele Kapa festivali toetus läks, et siis olekski valla elanikele kuidagimoodi mingi soodustus teha, et kindlasti, et kui perega minna nüüd Kapa festivalile, et sul juba piletiraha läheb üle 100 euro, et see ongi oluline maamärk, et anda inimestele midagi tagasi, et just, et toetada just kohalikke elanikke, et neil oleks valda sissekirjutus, et see on lihtsalt üks lihtne meede, et pilet ei pea 35 eurot olema kohalikul, et võib ka seal 15 eurot olla, aga sündmuse päeval, et no paar teemat veel, mis väga otseselt tegelikult inimesi puudutavad. Üks on siis see, et te olete lubanud, et ei luba maamaksu suurendada Kohila vallas ja et siis teie juhtimise ajal võiks olla siis 1500 eurot sünnitoetus iga lapse puhul, et see kindlasti on päris suur lubadus, et kuidas te garanteerite, et te suudate selle ära katta? Jah, et meil nüüd viimastel mõned volikogud tagasi siis oli maamaksu tõstmise teema ka, nii-öelda maamaksu teema oli päevakorras, aga EKRE siis fraktsioon kindlalt seisis selle eest, et see maamaks säiliks, et selles suhtes, et me oleme täna võib-olla isegi selle valimuslubaduse juba täitnud ja kindlasti seisame selle eest ja ütleme, see sünnitoetus 1500 eurot, et see on ka EKRE-l üleriiklik programm, et kui EKRE võimule tuleb, siis tõepoolest, et pered ja lapsed on ülioluline teema, et samamoodi, et meil ka Kohilas gümnaasiumiaste säiliks, et meil on täna gümnaasiumis 140 last, et riigi poolt on ka oluline see, et kui ikkagi gümnaasiumi laste arv alla 100 langeb, et siis riigi poolt on see olukord, kus öeldakse, et teil ei ole gümnaasiumi vaja, et kindlasti me peame noori peresid toetama ja ma ei usu, et see raske on, sest ütleme, täna on ka sünnitoetus meil 400 eurot, et seda 3 osas makstakse, et see ei ole kohe kätte, et seda eelarvet saab siis hajutada ja planeerida, et see ei ole kohe selline suurkuulu, ütleme,
No minul on küll jäänud kõrvaltvaatajana mulje, et Kohila on täpselt selline piirkond, kuhu noored tahavad minna elama, sest et ta on ikkagi Tallinnale lähedal ja ta on asukohalt üldse väga hea, gümnaasium, lasteaed, kõik sportimise võimalused on olemas, et kas te ikka tunnete, et tegelikult võiks olla rohkem noori seal? Ikka loomulikult jah, et ega täna sportimisvõimalused on ka nii ja naa, et on ülerahvastatud, et nii täiskasvanud tunnevad puudust sportimisvõimalustest kui ka noored, et selles suhtes, kui me loome siin ujulaga ühe sellise funktsiooni juurde, et on jällegi plussmärk, et no ja Kohila gümnaasiumi vaatest ka vaadatuna olen ma pigem aru saanud, et seal on ruumi juurde vaja, kui et otsitakse õpilasi, et või kuidas sa, Einar, tunnetad seda? Jah, hea küsimus, et eks ta tõsi on, aga eks tuleb ajad kaasas käia, raha palju ei ole ja noh, see juurde ehitamine, see on suht kulukas ettevõtmine. Ja seal samas ongi, tulles nüüd selle Aespa juurde, et kui on ka kergliiklustee, et Aespa on piltlikult öeldes nagu satelliit linn Kohilale, et sealt on sama nagu Kohila on Tallinnale. Et ta peab nagu ühtlaselt arenema, et kõigil oleks ühesugused võimalused. Kergliiklusteel on väga palju võimalusi sportida. No kui eesmärk on saada noori peresid ikkagi piirkonda, siis väga oluline on kindlasti ka selle piirkonna majandus, ettevõtlus, et kuidas töökohtade loomisega, ettevõtlusega Kohilas lood on? Et täna meil on Raplamaa ettevõtlus- ja arenduskeskuse poolt ka meede, et Piik 2 siis, et ikkagi arendada Kohila ettevõtlusala, et eilses volikogus oli ka see teema ja me selle kohustuse võtame, et ikkagi paberivabrik tööstusala arendada ja et uusi ettevõtjaid juurde tuleks, et noh, selles suhtes, et noh, ütleme, mingid arengud ikkagi täna on, ütleme, noh, kas või ütleme 27 aasta hakatakse Selverit ehitama ja Balti laevaremondi tehas ehitab juba endale uut hoonet Valukojal, et aga kindlasti me ei pea nii palju seda tööstust Kohilas arendama, vaid me peaks ka nagu rohkem rõhku pöörama pehmetele väärtustele ja kaunimale Kohilale, et tõesti noh, et see asi peaks tasakaalus olema, et tõepoolest need kergteed ja tõesti promenaadi areng ka edasi läheks, ütleme täna Kohilaski, ütleme Kesk-Alevilt Tohisoole, et selline pudelikael meil täna on, et noh, et kuidas elamispindadega Kohila vallas on? Ma tean, et kuskile ehitatakse sinna vist juurde jälle mingit uut piirkonda. Jah, et lähiaastatel ikkagi 150 uut korterit on lähima 5 aasta jooksul ikkagi Kohilasse tekkimas, et tegelikult ega ma ütleks, et me peaks ka nagu veemajanduse peale mõtlema, et ka investeeringuid veemajandusse tegema, et sest noh, see suvi nüüd jäi vahele, et kas nüüd tänu Lindströmile, kes oma vett hakkas nüüd ümber töötlema, et seda veeressurssi nagu nii-öelda tekkis justkui näiliselt juurde, aga 3 suve on ikkagi meil Kohilas olnud veepõud, kus inimestelt keelatakse nagu öeldakse, et soovitatakse mitte kasta ja nii edasi, et noh, eks see on ka, ütleme, ebaaus olnud, et inimestelt jah, võeti see kastmisvesi ära, et mis on nagu iseenesest nagu seadusevastane täna. Okei. No võtaks korra vaataks, et millised on siis viimastel aastatel EKRE initsiatiivil tehtud asjad. Ma näen, et see nimekiri on siin, ühesõnaga siin ikka on neid asju. Millist te ise peate nendest kõige selliseks olulisemaks? Et selles suhtes, et eks täna on ikkagi jah, ütleme, võim Isamaa käes olnud ja me oleme koostööd pakkunud koalitsioonis, aga ütleme, EKRE Kohila enda initsiatiivil on ikkagi tehtud siin näiteks vanade noorte saarele sild, siis Aespasse on uisuväljak rajatud, et perepäev korraldatud, et selles suhtes oleme, ütleme, siin ka Kohila Alevi kalmistu siis nii-öelda parkla musta katte alle saanud ja selle kergtee, et see on ka üks meie prioriteet, et tihasustusalas ikkagi siis kergteed oleks tolmuvabad ja tänavalgustus oleks tagatud. No koduse lapse toetus, ma näen, võib-olla rääkida sellest. Jaa, et see on ka puhtalt EKRE Kohila siis initsiatiivil algatatud meede, et kui me nüüd ei suuda lasteaiakohti pakkuda, et siis vanemal oleks mingi kompensatsioon seal, noh, ütleme, summad ei ole veel paigas, aga iseenesest ta nüüd uuest aastast rakendub, et tõesti, et kuidagi kompenseerida siis vanemale seda kodus olemist, et kas või mõneks ajakski. Kuidas Kohila vallas lasteaia kohtadega lood on?
et täna selles suhtes ongi, Aespa pool on tugevam surve, et Aespa on arenev piirkond ja Aespas on lasteaiakohti puudu, aga noh, ongi hea võrdlus, et tegelikult, et kui gümnaasiumis on täna 850 õpilast gümnaasiumi, noh, ütleme algklassist kuni gümnaasiumi 850 õpilast, siis täna meil koolieelseid lapsi on ütleme 540 ainult, et see nagu näitabki, et tegelikult sündimus aasta-aastalt väheneb, et täna ütleme jah, lühidalt öeldes siis 3 lasteaia kohta on olemas, ütleme siis Alevi lasteaedades, Männis ja Sipsikus, et kas oskate võib-olla oma erakonna vaatest põhjendada, miks see on nii, et see sündimus väheneb? Mis need peamised põhjused võivad olla? See on ju riiklik juba. Ma arvan, see on inimeste kartus hetke poliitilises olukorras, majanduslikus olukorras, et kes vähegi reaalselt ju mõtleb, siis sa ikkagi mõtled tagajärgede peale, et kuidas sa toime tuled. Pigem küsimus on toimetulekus. No kuidas te hindate Kohila valla inimeste toimetulekut? Kes käib, ütleme, kaugemal Tallinnas tööl, ütleme, nemad tulevad hästi toime, aga siin koha peal, no ega sul kohapealne elanik, ta peab ise ettevõtlik olema. Ta peab ise leidma need vahendid, töökohad, tööd, et ega suht keeruline on. Tulla kuskilt ja lihtsalt kohe midagi hakata tegema. No me oleme nüüd väga palju jõudnud katta erinevaid teie lubadusi, mida on tehtud. Küsin võib-olla natuke ka isiklikumal tasandil, et kuidas teil endal tunne on, miks te olete otsustanud kandideerida, mida te tunnete, et te saate Kohila inimestele anda, kui teid valitaks? Martin, võib-olla alustad sina? Ja, et miks kandideerida, et ma arvan, et täna üldse see valimisaktiivsus või kandideerijate aktiivsus on tõusnud, võib-olla siis ka protestist vallavõimu vastu, et see on üks märk juba, et ma arvan, ma isegi olen tajunud seda halduskiusu täna ja Einar samamoodi, et aga eelkõige jah, et ikkagi ausam juhtimine, inimestega rohkem arvestamine ja kaunim elukeskkond, et need on märksõnad ja pluss ka ohutuse tagamine, et minu seisukohalt puudub võimu esindajatel riigimehelikkus. Nad teevad otsuseid, mis on erakonna kesksed, nad ei arvesta inimestega, nad ei kuula neid. Pigem see, et võim peab, ütleme, kui inimene tahab esindajaga rääkida, siis peab olema tal see võimalus ka antud tööajal, kui tööaeg on 9-12, siis peab see võimu esindaja olema kohal ja võtma sooviavaldaja vastu. Kuidas te praegu tunnete ennast valimiste perioodil, et kas on pisut pingeline olla ka või tegelikult ei ole seda tunnet? Ma arvan, siis stuudios on väga hea olla, et see kindlasti võtab seda pinget maha, et just on võimalus otse inimeste poole pöörduda ja rääkida nendest teemadest, et kõike seda kas või otse kirja panna Facebooki teel, et see on kindlasti ajamahukas ja tasub kas või helistadagi, kui mingid küsimusi tekib, et tööd veel jagub, et 3 nädalat on minna. Ja kuidas sina, Einar? Heas mõttes väga hea küsimus, et mulle järjest rohkem hakkab meeldima. Okei. No, mis te arvate, mis siis nüüd saama hakkab oktoobrikuus, et kas tunnetate, et Kohila inimesed on EKRE poole näoga või olete kuidagi tundnud seda vastukaja rahva poolt ka? No muidugi on selles suhtes, et meil on väärtused paigas aga samas ütleme valimiste aeg nüüd saab suht kirju olema, et meil on nüüd ka 2 valimisliitu tekkinud, et kes seal võib-olla selle pildi sassi löövad, et on neid ülejooksikuid ja nii edasi, et No ma ei oska praegu rohkem midagi, et EKRE on alati selliste julgete ja konkreetsete lubadustega erakond olnud, et siin ma ka, kui ma võtan selle lubaduste nimekirja lahti, siin on juba peaaegu 40 rida, et võib-olla soovitate inimestel, kuhu nad võiksid pöörduda, kui nad tahaks veel rohkem teada, mida EKRE Kohila vallas lubab? Jah, et Facebook, et EKRE Kohila vald, et sealt saab kontaktid ja kätte ja saab kirjutada, aga hea meel on see, et meil on uus aktiivne juhatus, et täna
juba selle paari kuuga, no tegelikult oleme juba, ütleme siin 5-6 valimislubadust täitnud või ütleme, selles suunas nii-öelda liikunud, et alustades siin kaasava eelarve suurendamisest, mis on 5 aastat sama summa olnud, et me teame, mis inflatsioon on teinud ja ka ütleme, see Kesk-Kalevi jõe promenaad, et jõevaate avamist, et seda oleme tublide inimeste ja vabatahtlike näol Kohila Alevist ja kogukonna toel teinud, et suur aitäh teile. Ja nii edasi, et nii maamaksu stabiilsena hoidnud kui ka kaevandusi ära hoidnud, et sest see surve on meeletu täna, jah, Kohila vallas. No võt, aga selle hea mõttega siis võtaks asja kokku. Aitäh teile, mehed, et te tulite igal juhul. Ma soovin teile edu Kohila vallas kandideerimisel. Loodan väga, et kui saate valituks, et siis kõik need 40 rida saavad ilusti täidetud. Soovin teile kena päeva. Edu veel kord. Aitäh ja koostööd meile kõigile. Just. Aitäh. Aitäh sulle ka, hea kuulaja.